Tere hommikust kõigile ja palvetame. Tänu sulle, Isa. Palume selle sõna osa sinu kätte ja tõesti ole sina oma vaimuga siin ja kõnneta oma kogudust. Ma täna sind, et sinu sõna elab sõna ja las ta elab täna siin paigas, Isa. Las tuleb esile see, mis peab esile tulema. Tänu sulle selle eest. Amen. Amen. Nii, eelmine kord rääkis meile üks teine Mattias vaimuviljadest ja täna on meil teemaks sarnane, kuid siiski erinev osa sellest püha vaimu toimetamisest ja elust koos püha vaimuga. Ja tänase sõna selgrooks, kui nii võib öelda, on Efesose peatükk 4, salmist 1. Õhutus üksmeeleks. Mina, kes olen vang Kristuse pärast, kutsun teid üles elama selle kutsumise vääriliselt, millega te olete kutsutud. Kogu arandlikkuse ja tasandusega, pika meelega, üksteist sallides armastuses ning olles usinad rahu sideme kaudu pidama püha vaimu antud ühtsust, üks ihu ja üks vaim. Nagu te olete ka kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest. Üks issand, üks usk, üks ristimine, üks Jumal ja kõikide Isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja kõikide sees. See on see kirjakoht ja Paulus räägib siin püha vaimu poolt antud ühtsusest. Ja vahel me püüame kuidagi mõelda vaimulikest asjadest kuidagi sellise võib-olla liiga inimlikust vaatenurgast. Ja mul on ka kiusatus mõelda ühtsusest, et loomulikult see on hea. Me teame, et üksmeel meeskonnas näiteks on see, mis viib edasi. See on see, mida on tarvis hädavajalikult, et saavutada eesmärke. Ja kui inimesed töötavad koos, siis loomulikult see on hea asi. Keegi ei vaidle või ei väida, et see ei ole hea asi. Ja ma mäletan natuke aega tagasi, see oli juba aastad tagasi, kui ma pidin töökohta vahetama, siis kui sa kandideerid kuskile kohale, siis seal on nagu oleneb muidugi, mis koht see on, aga seal on erinevad sellised nagu staadiumid. Vahel piisab ainult ühest vestlusest, ühest telefonikõnest ja asi on otsustatud. See koht, kui mina nagu kandideerisin ja kus mind siis lõpuks tööle võeti, see protsess oli pool aastat protsess, et see ei olnud normaalne, aga üks osa sellest protsessist on see, kus nad küsisid minu käest kontakte, minu eelmisest töökohast, inimesi, kellega ma olen koos töötanud, kellega ma olen igapäevaselt koos töötanud või kes teavad mind sealt töökohast, et siis nende käest pärida, et milline ma siis tegelikult olen ja kuidas ma tegelikult läinud on. Et mindi nagu väga põhjalikuks. Ma siis jagasin kontakte, tegin loomulikult ka sellist eelmasseerimist, et see tagasiside oleks nagu ikkagi positiivne. Loomulikult ma ei saa nagu sõnu suhu panna. Ja võib-olla ongi parem, kui tegelikult antakse nagu päris tagasi, et siis nagu leitakse õige inimene õige koha peale. Aga ja siis üks kolleeg, loomulikult ta tegi selle nagu positiivsemaks ja eks ta püüdis seal nagu häid asju välja tuua. Aga üks asi, mida ta nagu väitis seal on see, et kui on olnud sellised nagu teravamad koosolekud, kus on nagu erimeelsusi palju ja me püüame leida lahendusi, ma tookord töötasin ehituses, siis et mul olevat selline nagu oskus kuidagi leida see ühine keel ja tuua kuidagi selline ühtsuslauda tagasi ja võime nagu teha kompromisse. Ilusad sõnad loomulikult, ma väga tänan, kui see nii paistis kuskilt, aga siis võiks nagu mõelda, et okei, kui me räägime ühtsusest, ka siin Paulus õhutab meid üksmeelseks olemisest, siis ma võiks nagu mõelda, et ma võiks nagu linnuks ära teha sinna, et peaks nagu okei olema, et ju on siis korras, et paneme sellele fookust ja väga tore, aga ma usun, et mida siin Paulus nagu toob välja, ei ole päris see, vaid ütleb, et vaimu poolt antud ühtsus. On asju, mis tulevad meie elus esile ja tulevad meie elus esile siis, kui me käime koos Jumalaga ja kui püha vaim on tegev meie sees. Need on need viljad, mis kasvavad sügavalt sealt välja
just sealt meie suhtest Jumalaga ja sellest, mida püha vaim teeb meis. Ja see ühtsus, millest Paul siin räägib, võiks ka nagu kategoriseerida nende asjade juurde, mis kasvab meis siis välja ja mis tuleb siis esile, kui püha vaim on aktiivne meis ja on tegev meis. Ja Paulus räägib ühe väga hea võrdluse Kristuse ihust ja te olete seda kindlasti kuulnud, ma loen selle ette ja see on 1. Korintuse peatükk 12, salmist 12. Kogudusest kui ihust. Sest nii nagu ihu on üks tervik ja sel on palju liikmeid, aga kõik seal ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu. Nõnda on ka Kristus, sest me kõik oleme ühe vaimuga ristitud üheks ihuks. Olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad, ning me kõik oleme joodetud ühe vaimuga. Sest ihu ei ole üks liige, vaid paljud liikmed. Kui jalg ütleks, et ma ei ole käsi, siis ma ei kuulu ihusse. Kas ta seepärast ei kuulu ihusse? Ja kui kõrv ütleks, et ma ei ole silm, siis ma ei kuulu ihusse. Kas ta seepärast ei kuulu ihusse? Kui kogu ihu oleks silm, kuhu jääks siis kuulmine? Kui kogu ihu oleks kuulmine, kuhu jääks siis haistmine? Aga nüüd Jumal on seadnud iga üksiku liikme ihu külge nõnda, nagu tema tahtis. Kui aga need kõik oleksid üks liige, kuhu jääks siis ihu? Nüüd on aga küll palju liikmeid, kuid üks ihu. Ent silm ei või öelda käele, mul ei ole sind tarvis, või jälle pea jalgadele, mul ei ole neid tarvis, vaid hoopis vastupidi. Need ihuliikmed, mis tunduvad olevat nõrgemad, on tingimata vajalikud. Ja neid, mis meile ihus tunduvad olevat autumad, ümbritseme erilise auga ning oma näotuile liikmeile anname rohkem nägusust. Meie nägusel liikmel ei ole seda ju tarvis. Kuid Jumal on ihu nõnda seadnud, et ta on andnud puudulikumale rohkem au, et ihus ei oleks lõhestumist, vaid et liikmed üksmeelselt muretseksid üksteise eest. Ja kui üks liige kannatab, siis kannatavad koos temaga kõik liikmed. Ja kui ühte liiget austatakse, siis rõõmustavad sellest ühtlasi kõik liikmed. Teie olete ka Kristuse ihu ning igaüks omast kohast tema liikmed. Paulus nii selgelt illustreerib seda, kui rikkalik oma erinevuste poolest on Kristuse ihu. Kui sa mõtled oma ihu peale, siis meil on nagu väga palju erinevaid osasi. Ja ta toob selle nii esile ja kui me vaatame ka Jumala loomingut, tema rahvast, tema inimesi ja oma kogudusest, siis Eestis on selline nagu öeldus, et sarnased või ühesugused nagu siga ja kägu. Et kui me vaatame seda, millised me ise oleme, milline on Jumala looming, siis Jumal on loonud meid väga erinevateks isenditeks, me mõtleme teistmoodi, meil on erinevad plaanid, me saame asjadest aru omamoodi ja Jumal on loonud meid selliseks ja see on okei. Ja me saame nüüd aru, miks Paulus õhutab meid üksmeeleks, sest meil on tarvis seda, et kui me elame koos teine teisega, kui me käime koguduses koos üksteisega ja me peame läbi saama ja suhestuma üksteisega ja tegema asju koos, siis see on hädavajalik. Ja Paulus räägib ju sellest ühtsusest, mida toob püha vaim, milles me oleme liidetud. See ei ole nagu selline inimlik ühtsus, et me nagu püüame olla ühtemoodi. Otse vastupidi, Jumal on meid loonud erinevaks, aga üksmeel pühas vaimus on see, millest Paulus räägib ja see on see, mis meid sügavuti kokku liidab. Ja ma usun, et keegi ei kuidagi, kõik saab, isegi näiteks Piiblis on väga hea kirjakoht 1. Moosese peatükis 11, kus oli Paabeli torni ehitusest ja kui Jumal ütles, vaata, rahvas on üks ja neil kõigil on üks keel ja see on alles nende tegude algus. Nüüd ei ole neil võimatu ükski asi, mida nad kavatsevad teha. Aga sellele lisandub see püha vaimu ühtsus, mis tuleb siis, kui me oleme kokku liidetud nii-öelda vaimus. Ja Paulus ütleb, et seda me ei loo ise. See on antud meile püha vaimu kaudu, meil tuleb seda hoida. Olgu usinad pidama vaimu antud ühtsust. Kuidas seda võiks teha?
kogu alandlikkuse ja tasandusega, pika meelega, üksteist sallides ja armastuses. Ja üks kommentaator on hästi öelnud, Spurgeon on ta nimi inglise keeles, et ütles nii: elagem Kristuse ligidal, sest see on parim viis ühtsuse edendamiseks. Lõhed kogudustes ei saa kunagi alguse neist, kes on täidetud armastusega Kristuse vastu. Ja ma usun, et ka meie koguduses siin me oleme olnud nii õnnistatud ja Jumal on olnud nii armuline, et me oleme saanud kogeda seda nagu üksmeelt ja seda ühtsust läbi erinevate aegade ja tegelikult see on nagu nii selge märk sellest, et pühavaim on tegev ja pühavaim on väga aktiivne. Aga siiski, kui me mõtleme selle peale, et me peame hoidma seda pühavaimu ühtsust nii isiklikult kui näiteks ka kogudusena, siis kuidas seda teha? Ja seesama kommentaar. Elagem Kristuse ligidal. Ja see tähendab palju asju. Elada koos Jumalaga, elada niimoodi, et sa oled Jumala ligidal. Aga üks kuidagi aspekt sellest on mind eriliselt kõnetanud viimasel ajal ja ma tahaks sellest jagada. Ja see on see, et kui me oleme oma elu alistanud Jumalale ja Jumal on meie elu kuningas, siis meie kohus on end teha sõltuvaks Jumalast. Et kui me oleme alistunud talle, siis me ei tohi ehitada oma elu selliselt ülesse, et ta kuidagi läheks liiga mugavaks, liiga turvaliseks, vaid me peame nagu olema sõltuvad Jumalast ja me peame lubama seda enda ellu. Paulus kirjutab väga radikaalselt tegelikult Piiblis oma ühest seigast. Meie elu ei pruugi olla nii radikaalne, aga ta kirjutab 2. Korintuse kirjas peatükis 12, salmis 7. Seepärast, et ma ei läheks kõrgiks, on mulle liha sisse antud vai, saatana ingel, mind rusikatega peksma, et ma ei läheks kõrgiks. Ma olen selle pärast 3 korda issandat palunud, et see minust lahkuks, kui tema ütles mulle: sulle piisab minu armust, sest nõtrusest saab vägi täielikuks. Jumal kasutab nõrkust mitte selleks, et oma inimesi pisendada, vaid selleks, et ilmutada oma armu, nii et tõelise väe allikaks saab sõltuvus Kristusest. Ja minust on nii oluline. Kui me elame koos Jumalaga, siis meie elus peab olema neid aspekte ja neid sellised nagu valdkondi, kus me oleme Jumalast sõltuvad täielikult. Ja need on need kohad, kus tegelikult pühavaim saab olla tegev meie elus. Kui me elame, ja ma arvan, et see on nagu meie ühiskonna, me elame heaolu ühiskonnas, see on üks meie ühiskonna probleeme, on see, et meil on tegelikult, ma räägin nüüd enda aspektist, paljudel ei ole nagu hästi ja paljudel on väga raske, aga üleüldiselt meil on hästi. Meil on olemas esmased vajadused, meil on olemas, see põhivajadus on kaetud, me kipume olema mugavad. Aga Jumal kutsub meid sellisesse ellu koos temaga, kus me peame nagu looma neid kohti, kus me oleme sõltuvad Jumalast, kus me peame lihtsalt seisema, ainuke asi, mille peale me saame seista, on Jumal. Et kui Jumalat ei ole, siis nüüd on nagu kõik. Ja see on nii tähtis. Täna minu suurem osa ajast läheb tööle. Ma käin igapäevaselt tööl ja kui ma laus, siis hommikust vahel päris hilja õhtuni toimetama tööl ja see on lihtsalt minu see elu praegu, aga ka tööl olles ma näen seda, et vahel soovid, et see võiks olla nagu lihtsam, et äkki peaks nii palju sellised väljakutsud olema,
kus sa vaatad seda ja mõtled, et ma ei tea, kuidas siin ma ei tea, kuidas see välja mängib, ma ei tea, mida ma siin peaks tegema, et ma saavutaksin selle tulemuse, mida peab saavutama. Aga ma kuidagi olen aru saanud sellest, et kui ma teen seda koos Jumalaga, siis see tõmbab end Jumala lähemale. Kõik need kohad, kus ma igapäevaselt näiteks tööl, sest see on täna minu elu, kus mul on sellised kohad, kus lihtsalt ma vaatan, et ma ei oska siin midagi teha. Nii nagu oleks vaja teha, ma ei oska viia seda olukorda sinna, kus see peaks olema. Ja mul on nendes hetkedes nii hea toetuda Jumalale ja öelda, et siin ma ei tea, ma ei jaksa või ma ei oska, aga Jumal, ma tean, et sina oled hea ja ma saan sulle toetada. Ja see sõltuvus Jumalast, seal, kus ma olen, toob mind täiega Jumala lähedale ja see on üks koht, kus ma oma elus üks ja vähesid kohti, kus ma elus näen seda, et Püha Vaim on tegev minu elus. Jumal on tegev selles, kus ma olen ja mis ma teen, on see, et mul on sellised see on mingis mõttes minu nõtrus. Ma ei ole täiuslik. On kohti, kus ma ei oska, ma ei tea ja mul on vaja Jumala abi. Ja täpselt nendes kohtades, kus sa oled nõder nii-öelda, siis tuleb Jumal ja sa näed tema armu ja sa näed tema väge ja Piibel ütleb nii hästi, et sulle piisab minu armust, sest nõtrusest sa päigi täielikuks. Ja see oli nüüd tööl olla, sest meie elu Jumalaga ei ole ainult koguduses. Me kõik käime ilmselt kuskil tööl või koolis, teeme oma asju, aga Jumal peab olema seotud kõige sellega. Ja teine hea näide on sellest praegu siin, et siin olla ja rääkida. Neid asju on alati raske vastu võtta, kui keegi palub, et hei, kas sa saaksid jagada, siis see ei ole see, et kohe jah, mul meeldib täiega. See on nii lihtne, see on nii mõnus, see on nii mugav. Ja otse vastupidi, see on võrdlemisi keeruline, aga ma tean, et see on see ebamugav koht, kus peab olema. Ja vaimulikus mõttes iga kord, kui ma ette valmistan, siis on see punkt, kus ma pean ennast panema korraks maha ja ütleme, Jumal, mul on vaja saada sinu käest sõna. Ja sest ma ei ole see kuldmuna, kellel tuleb kogu aeg palju häid mõtteid ja asju pähe. Et kui Jumal sina sõna ei anna, siis ma olen plindris, sest ma ütlesin jah. Et Jumal, sa pead mind aitama. No mitte, et sa sunnid Jumalat sind aitama, aga saate aru, kui te võtate vastu sellised vaimulikke ülesanded, väljakutseid, teenimaks kogudust, teenimaks Jumalat, teenimaks tema inimesi, siis see siin on hea näide sellest, kus ma ütlen millelegi jah, aga ma tean, et ma sõltun sellest, mida Jumal mulle annab. Kui Jumal mulle ei anna, siis ma tulen siia ja mul ei oleks midagi jagada. Aga ma olen näinud, et kui me võtame neid väljakutseid vastu, mis Jumal kuidagi meie ellu toob, mis Püha Vaim toob, siis seal on see moment, kus sa ilmselt koged, et kui see on ainult sinu nüüd teha, siis sul läheb puudu. Sealt ei tule välja. Et jagada Jumala sõna niimoodi, et Jumal ei oleks sulle midagi andnud või kõnetanud, see ei ole see. Et siin on vaja seda, et Jumal tuleb ja kui me teenime Jumala riiki või teenime tema inimesi, siis meil üldjuhul on vaja seda, et Jumal tuleks, Püha Vaim tuleks. Ja see on täpselt jälle see koht, kus me paneme end sinna ebamugavusse, sõltuvusse Jumalast teda teenides. Ja see on nii suur võti, kui me elame koos Jumalaga. Ja sest täpselt need meie nõdrad kohad tulevad seal kohe esile. Üldjuhul väga kiiresti tuleb esile see, milles sina ei ole nii hea. Ja sul on vaja tuge. Ja Jumal ootab seda, et sa tuleksid tema juurde. Hei Jumal, ma vajan su abi. Ja täpselt see sõna, mis Paulus siin, või mis Jumal ütleb Paulusele. Sulle piisab minu armust, sest nõtrusest saab väegi täielikuks. See on nii tõsi. See on nii tõsi lihtsalt. See on nii tõsi. Korraks nõuskan. Üks naljakas asi veel, mida te ilmselt ei näe ega tea, on see, et see ei ole see, et ma nüüd
teen ennast maha või ütlen, et mul on mingid need teised kolmandad asjad, aga ma olen pannud tähele, et kui on ükskõik mis sorti siuke koht, kus ma pean avalikult midagi jagama, see võib olla isegi lihtsalt tuttavate inimeste seas, kui on juba rohkem kui näiteks 3 inimest, kes sind kuulab ja sa pead midagi nagu ütlema või jagama. Mu keha on nagu imelik. mul tekib koheselt siuke reaktsioon, mu süda hakkab taguma, vererõhk tõuseb ja siuke nagu keegi oleks pannud sulle mingi adrenaliinilaksu sisse, et sul nagu, sa hakkad nagu puterdama, ma räägin hästi kiiresti, süda klopib seest aega ja ma nagu vaatan seda kuidagi kõrvalt ise, nagu, mis mu kehas toimub, miks sa niimoodi reageerib, sest ma tean inimesi, kes täiesti vabalt on siukestes olukordades ja ei teki siukest asja. Aga tänaseks ma tean, et see nii on, ma lihtsalt olen sellega harjunud ja see lihtsalt on alati on mu sees nõnda ja see ilmselt võib-olla ei muutugi ja see on okei. Aga see lihtsalt kuidagi on nii ehe, nii otse näide sellest, et tihti see, kus Jumal kutsub sind nagu teenima, on ebamugav. See on ebamugav. Ja kui me elame oma elu nõnda ja kui me oleme hakanud ütlema ei nendele asjadele, mis on ebamugavad, teinud endast sellise nagu kuidagi mingis mõttes mugava kristlase, kes see on ebamugav siin rääkida, ma pigem ütlen ei, ma ei taha. Miks ma peaks? Ma ei taha. Või ükskõik kus teenida. Ükskõik kus on sul see nii-öelda võimalus ja kaasa teenida või kaasa lüüa kuidagi, mis on ebamugav, siis ma julgustan. Kui te tahate näha püha vaimu tegevat enda sees ja nagu kogeda Jumala armu ja Jumala väge, siis pange ennast sinna ebamugavusse. Ja ma nüüd ütlen seda nagu natuke enda vaateviklist, aga sest ma tean, et osadel inimestel on elu väga raske ja on elu, võiks öelda, et pidevalt ebamugav ja hoopis neil on vaja sellist nagu rahu ja natuke selgust nende ellu. Ja siis see on teistmoodi lugu. Ma ei ütle, et peab minema veel hullemaks, aga ma pigem räägin seda natuke enda vaatevinklist ja ma usun, et püha vaim kõnetab teid just seal, kus te olete. Aga nüüd, kui meile tulemas see üldkoosolek ka, siis ma usun, et ka koguduse vaatevinklist meil on valdkondi, meil on väljakutseid, väiksemaid ja suuremaid ja mingit veidrat pidi ma siiralt usun, et see on nii hea koht, kus olla kogudusena. Et see on raske, see on väljakutseid ja kindlasti on neid kohti, kus me vaatame selle peale ja me ütleme, et me küll ei näe, kuidas nagu siin võiks kuidagi kiirelt selle asja ära lahendada. Me ei näe, või mina ei näe, kuidas need asjad võiksid korda loksuda. Aga täpselt see on täpselt see, nagu see hea, ebamugav, Jumalast sõltuv koht, kus olla ka kogudusena. Ja ma usun ka, et me näeme väga selgelt Jumala armu ja Jumala väge siin, kus me vahel ütleme, et need kohad on võib-olla meie nõrkused. Aga siin on täpselt see koht, kus me peame natuke muutma oma mõtlemist ja ütleme, et see on täpselt see koht, kus Jumal vägevalt näitab oma armu ja vägi tuleb ilmsiks ainult tema käest. Nii et kui Paulus õhutab meid üksmeeleks, siis teeme seda ja oleme Kristuse lähedal. Ja üks väga hea viis, kuidas olla Kristuse lähedal, on panna ennast nagu natuke ebamugavusse olukorda, lasta nendel asjadel juhtuda ja teha ennast sõltuvaks Jumalast. Nii isiklikul tasemel kui koguduse tasemel. Ja ma usun, et me kogeme siis eriliselt seda püha vaimu ühtsust, millest Paulus nii räägib. See tuleb esile siis. Ja minu just sellega on nii lõpetada see sama kirjakoht. Sulle piisab minu armust, sest nõtrusest saab vägi täielikuks. Ja ütleme seda kuidagi enda üle. Te võite oma peas kaasa öelda. Meile piisab Jumala armust, sest meie nõtruses saab vägi täielikuks. Amen. Valetame. Tõuseme. Isa, aitäh sulle, et sa oled loonud meid nõnda imeliseks, nii erinevaks, aga samas nii imeliseks, isa. Tänu sulle. Ja ma tänan sind, et sina oled oma vaimu kaudu andnud meile seda üksmeelt, mida meile hädasti tarvis.
sest seltskond on kirev, Isa. Ja me täname sind selle eest. Ja ma tänan sind, et sina oled vaimu läbi tõesti andnud midagi, andnud seda ühtsust, et me püsiksime koos, Isa. Tänu sulle, Isa. Õpeta meid seda nägema. Õpeta meid seda kogema. Õpeta meid selles kuidagi elama ja voolama, Isa. Tänu sulle. Isa, eriliselt ma palun ka, et tule meie ellu. Esita meile väljakutsed ja tõmba meid kohtadesse, kus me oleme parajalt ebamugavas kohas ja me oleme sõltuvad sinust, Isa. Et me saaks kogeda seda, kuidas sina soovid meid varustada, kus sina soovid näidata oma armu ja kus sina soovid oma väge tuua esile meie elus. Ja see õpeta meid seda nägema ja õpeta meid ja anna meile julgust, et me võtaksime vastu neid väljakutsud, Isa. Tänu sulle selle eest. Tänu sulle. Amen. Aitäh, Mattias, et sa oled öelnud jahi